tere, ilusat esmaspäeva! Lõpuks on ka Eestimaale jõudnud suvi sõna otseses mõttes nii kalendri järgi kui tundub ka, et ilma järgi. Ja mina ka siin tervitan sind palavast suvisest ilmast ja räägin ikkagi rahast. Ma olen täna valinud sulle teemaks destination thinking mudeli. Mis see tähendab? See tähendab nii-öelda sihtkohas mõtlemine. Ehk siis see tähendab seda, et kui ma olen jõudnud sinna, vot siis on nagu hästi. Ja seda hästi laias võtmes, igas võtmes. Ja tihti me mõtleme ka nii-öelda destination-based thinking rahavõtmes. Ehk siis kui mul on, mis iganes sinu jaoks see summa on, siis mul on hästi, vot siis ma alles saan hakata elama, siis mul on justkui nagu kõik korras ja nii edasi. Ja see on mudel, kus me oleme üles kasvanud ja me endiselt kanname seda edasi ja nii edasi. Aga sellel on üks suur aga. Ja sellel on väga palju, psühholoogiliselt väga palju mitu tahku ja mis võib olla suuresti selleks põhjuseks, et me tegelikult ei jõua finantsiliselt sinna siis, kuhu me võib-olla tahaksime jõuda või mõtleme, et võiks jõuda. Kogu see, et kui mul on see, siis tegelikult on, kui me koorime nii-öelda kihiti alla, mõttemustrite mõttes või uskumuste mõttes, siis see baas on see, et praegu ei ole okei. Ja praegu ei ole mina okei, kui minna väga sügavale. Ehk siis ebapiisavuse muster on siin all. Ma olen piisav alles siis, kui. Mul on piisavalt alles siis, kui ja nii edasi. Aga vaata, see kui läheb kogu aeg eest ära. Ja kui sinu baas ei ole see, et praegu on hästi, praegu on okei, praegu on isegi põhjust millegi eest tänulik olla, siis sa oled pidevalt puuduses. Ja isegi õpetajad üle maailma räägivad sellest, kui sa midagi tahad, kas see viitab juba sellele, et praegu sul ei ole hästi. Mis see tähendab? See ei tähenda seda, et sa ei võiks tahta rohkem. Rohkem tahtmine on inimese DNA-sse sisse kodeeritud, see on edasiviiv jõud, meil ei ole need visioonid ja nägemused oma elust, unistused, need ei ole meie sees põhjuseta või see ei ole mingisugune, ma olen nüüd vale, kui ma unistan või midagi sellist. Jumala eest unistage suuremalt ja andke julgelt minna. See on edasiviiv jõud, see on see pisik, see on nagu seeme, kui sa paned, ma ei tea, tammetõru maasse kasvama, siis sellest peab tulema tamm, aga sealt sees on juba eeldus, et ta tahab selle suure tamme poole pürgida. See on täpselt samamoodi inimese DNA-s, me tahame saada paremaks, see on meie sisse kodeeritud ja selle vastu ei ole mõtet absoluutselt võidelda. Küll aga ei tähenda see seda, et sa ei saaks olla praegu siin juba selles hetkes, et sul on hästi. Sest et, ja rahaga eriti, me oleme andnud inimesena rahale tohutu tähenduse, et kui mul on raha, siis ma olen äge, kui mul ei ole raha, vot siis no ei ole nii äge. Ja mis iganes me sinna siis raha taha paneme, eks. Ja me arvame, et suuresti vastus meie küsimustele elus on raha. Aga kui sa oled täna mõttemustrilt juba seal, et sul täna ei ole okei ja sind päästab ainult raha, siis sind tulevikus see raha ka tegelikult ei päästa, sest see on sinu mõtte, öeldakse, et iseenda eest põgeneda ei saa. Ja ei saagi, vahet ei ole, milline su majanduslik olukord on, selles suhtes finantsiline olukord. Ja seda on näidanud, seda on kogenud ju väga paljud inimesed, võib-olla isegi sina, et kui on hästi, siis ikkagi on justkui kogu aeg midagi puudu. Et sellist asja, et vot nüüd on hästi, nüüd on piisavalt, seda kogevad meist vähesed, aga see ongi tunnetuslik. Raha on vahend. Mida see päriselt tähendab? Me oleme kõik seda kuulnud, me saame intellektuaalses mõttes kõik sellest aru, et raha on midagi, on see numbrid kontol, on see paber, mis iganes asi, see on vahend, millega, mis toetab saada
on see asi, on see kogemus, mis iganes see sinu jaoks on ju. Me kõik saame intellektuaalselt sellest aru. Aga me oleme ikkagi seal, et kui mul on raha, siis mul on lahendused. Ja siin ongi erinevus jõukate inimeste mõttemaailmas versus nii-öelda töölisklassi mõttemaailmas, on ju. Me oleme hästi tulemustele orienteeritud. Kui inimesed minu ümber on rahul, siis ma olen väärtuslik. Kui ma olen saavutanud mingisuguse positsiooni ettevõtluses või siis minu pärast kas või palgatöös, on ju, vot siis ma olen kohal. Kui ma olen saanud maja, sellise auto, ma ei tea, käinud seal reisil ära, ma ei tea, mis iganes, vot siis ma olen nagu õnnestunud, on ju. Aga keegi ei mõtle sellele, et ma praegu olen õnnestunud. Et see kohalolu, see on kogu aeg selles tulevikus olemine, on ju, aga see on tegelikult puudusteadvus. Ja kui sa päriselt hakkad nüüd mõtlema, et raha ei ole eesmärk, vaid raha on vahend, siis küsimus on selles, mille vahend see on. Ja mille üle mina olen viimasel ajal palju juurelnud, ongi see, et väga jõukatel inimestel, kellel on minu pärast miljonid, miljardid, on ju, või on need 100 000, mis iganes see number sinu jaoks on, mida sa siis imetled inimeste juures, on ju. Võib-olla on need isegi 10 000. Aga need inimesed, kellel on see siis summa, mis iganes, nemad ei mõtle seda, et mul on see summa. Sest kui nad niimoodi mõtleksid, siis see tähendab seda, et nad märkavad seda, et see on midagi ebatavalist, mida meie tavaliselt märkame, jah. Ja kõik, mis on sinu alateadvuse jaoks ebatavaline, on see, mis sul varsti kaob, sest see on ebatavaline, see ei ole potentsiaalselt turvaline koht, kus olla, on ju. Ehk siis väga jõukad inimesed, nad ei mõtle rahale selliselt, nagu meie mõtleme. Nad ei mõtle, et see on nüüd õnnistus ja nüüd on kõik hästi, vaid nemad mõtlevad rahast kui vahendit, mul on vaja vahendit, et luua midagi, eks. Ja siis sa oled võib-olla kuulnud ka seda, et enamus inimesi maailmas on mingist tasemest, nad rohkem ei vaja. Ehk siis nad on saavutanud oma taseme ja see on otseselt seotud nende visiooniga, millist elustiili nad tahavad elada ja nad on rahul sellega, eks. Praegu võtan selle parema tahtmine siit mängust välja, aga suur osa inimesi ei taha ehitada organisatsioone, ei taha kasvatada vara, sest et see nõuab omamoodi nii-öelda vastutust, teistmoodi mõtlemist, need on teised väärtused seal taga, eks. Ja siis tekibki see, et mul pole rohkem vaja ja ma olen selles kohas, kus ma olen rahul, on ju. Ja siis ta ei loogi neid miljoneid või triljoneid või mida iganes või miljardeid. Et see inimene, kes on loonud sellised, ma ei tea, vaatad inforegistrist, vaatad numbreid või midagi, seal taga on mingi põhjus, mida see raha kannab, eks. Ja väga jõukatest inimestest rääkides, nad mõtlevad mõjule, ehk siis mis on see impact, nad mõtlevad missioonile, nad toetavad kogu nende suurte summadega oma missiooni elluviimist ja sul ongi vaja missiooni elluviimiseks, sul on vaja meeskonda, kes seda kannab, on ju, sest sina oled see looja seal ees, eks. Tihtipeale tavalisel inimesel meid ei ole õpetatud nii suurelt mõtlema. Meil on õpetatud, et tee see töö ära, ole tubli ja ela rahulikult oma elu, kanna oma maja, kanna oma transpordivahendid, sööda oma lastel kõhud täis ja nii edasi. Meid ei ole õpetatud suuremalt mõtlema ja sellepärast meil ei ole ka rohkem raha. Saad aru, on ju? Ehk siis selleks, et kanda seda maja, kanda seda autot, kanda seda perekonda, seda võib-olla reisimise mõttes elustiili, on ju, me ei küsigi rohkem, sest meil on see, et vot kui saaks selle, vot siis oleks juba hästi, on ju. Ja jõukas inimene saab ka aru sellest, et rahaga on niimoodi, on ju. Kord on, kord ei ole, kord on, kord ei ole. Jah, nendel baasid on need miinimum, maksimum level, on ju. Et baasid on neil kõrgemal nii-öelda selle miinimum, sest nad vajavad kõrgemat, on ju. Alla selle ma ei saa mängida, eks. Aga jällegi, see raha hoiab mingit taset. Ehk siis kui mul on ma ei tea, ettevõte, mille käive on 50 miljonit näiteks, on ju, siis ma ei saa lubada seda,
et see ettevõte teenib vähem kui, ma ei tea, 40 miljonit näiteks. Sellepärast, et muidu ma olen ju miinuses, muidu ei ole sellel ettevõttel mõtet, eks ma lähen järgmise juurde, kui ma seda valin, eks. Ja vaata, niimoodi hoitakse. Ehk siis sinul on ka oma miinimum, sellel ei ole mõtet, seda ei saa niimoodi teha, ma kannan seda välja. Ja nüüd ongi see, et mida sa kannad ja mida see raha siis sinu sees peab toetama, on ju. Ehk siis need on need standardid, millest ma olen ka varem rääkinud, see on see, millega sa lepid, mis on sinu elustiili standardid, eks. Ja kui sa nüüd tahad, miks me tahame rohkem raha? Kui sa lähed sügavuti sinna, miks rohkem, mida see raha siis sulle peab andma, on ju? Ja kui sa päriselt otsustad, et see on minu, ehk siis sa tõstad standardid, siis tulevad ka vahendid, ehk siis nad ei tule kuskilt voodoo kaudu, on ju, vaid otsus on üks ja sa hakkad tegema teistsuguseid valikuid. Kui sa oled lõpuni välja teinud otsuse, et alla selle mina ei mängi, siis sa hakkad tegema teistsuguseid valikuid ja teistsuguseid, sa hakkad otsima teistsuguseid lahendusi, sa märkad teistsuguseid võimalusi ja nii edasi. Ja siis saab sul see raha kasvama hakata, on ju. Noh, ja see on teine pool, on see finantsjuhtimine, on ju. Et see on see emotsionaalsus ja kõik see, et sa kasvatad ka oma varade hulka, eks. Kes on sariettevõtjad ja nii edasi. Aga mul on missioon, mis vajab rahastust, on ju. Ma tahan revenue identity't, ma tahan viia globaalseks, ma tahan aidata läbi selle rohkem inimesi mõtlema rahast identiteedi tasemele käivetest, meil on võimalik tõsta seda, on ju, et nad saaksid iseendast aru ja muudaksid, noh, kõik see otsustamine ja kõik see, millest ma just rääkisin, on ju. Et tõesti, raha on ainult vahend ja mul on vaja vahendeid selleks, et viia see missioon, kanda seda missiooni rohkemate inimesteni, on ju. Ja nüüd selleks, et leida neid vahendeid, potentsiaalselt ma võin teise ettevõtte kõrvale luua, mis toodab mulle neid vahendeid, et seda missiooni ellu viia, toetada seda missiooni, on ju. Et kõik see, kas ta hakkab ühel hetkel mulle kasumit tagasi teenima, noh, võiks, aga ma täna seda ei tea, täna ma pean sinna investeerima seda raha, aga selleks, et investeerida, mul on vaja kuskilt luua. Selleks ma loon omale varasid, mis loovad mulle raha, et ma saaksin veel rohkem kasvatada oma missiooni, et mul see impact oleks suurem, on ju, see mõju just, on ju. Et saad aru, see ei ole enam rahas asi, vaid see on see, et mida ma selle vahendiga ehk rahaga tahan toetada, on ju. Ja nüüd teistpidi oma elustiil, eks. Ma võin olla ise sealjuures puruvaene, aga kui ma olen puruvaene, kas ma saan endast anda välja seda potentsiaali, kas ma saan olla lõpuni loominguline, kas ma saan anda oma parimat energiat, oma parimaid ideid, kui ma olen puuduses või survival mode'is või mõtlen ise, miks ma nii kehvasti elan, on ju, sealjuures, või ma olen täielikus jõukuses, on ju. Kumba ma siis saan, mismoodi ma teenin teisi inimesi paremini, eks. Ja nüüd on see otsuse küsimus, kas ma tolereerin enda elus seda puudust, seda survival mode'i või siis otsustan, kuule, ei, see ei lähe mitte. Mina pean ka olema tasakaalus, ma pean olema puhanud, ma pean saama ideid, ma pean saama käia väljas, et minu looming saaks voolata. Ja sellepärast ma pean olema jõukas, on ju. Ja jällegi, ma pean omale looma seda elustiili, et teenida seda missiooni, eks. Ja nüüd selle elustiili jaoks on ka, on ju, sissetulekuid vaja. Ja see ei ole nii, et ma mõtlen, et noh, kes mulle nüüd raha toob, või mõtlen nii, kuidas ma saan hoida sellist elustiili. Ja ma mõtlen jälle varade loomisele, ma mõtlen jälle väärtuspakkumisele, on ju, kuidas ma saan teile rohkem väärtust tuua sellega, et minu elustiil oleks hea ja omakorda veel rohkem vastu anda. Saad aru? Raha on vahend, et anda sulle midagi. Lõpeta raha suhtes see destination thinking, et kui mul on raha, siis ma hakkan elama. Ei, sa mõtled niimoodi, et mis on minu jaoks see elu ja nüüd kus ma leian selle vahendi, et toetada seda elu. Küsimus on ainult selles, kui oluline on sul tegelikult sellist elu elada ja kas sa oled sellega kaasnevat kõike valmis vastu võtma, on ju. Ja kui sa oled, siis sa päriselt teed selle otsuse ja hakkad teistsuguseid käike käima, on ju. Teistsuguseid järgnevaid otsuseid tegema, märkama teistsuguseid võimalusi ja sa tegutsed teistmoodi, on ju. Et see ei ole enam see, et noh, suure ettevõtte
missiooni edasikandmisel, et saada aidata rohkem aidata inimesi maailmas. See ei ole enam küsimus, kas ma saan üksinda teha. Ma ei saa niisugust asja üksinda teha ja siin ongi see, et sa hakkad teistsuguseid, okei, aitab sellest üksinda mängust, ma lähen järgmisele tasemele, on ju. Ja ma võtan selle vastu ja nüüd ongi need hirmud, kas ma tegelikult võtan seda visiooni vastu või ei võta vastu. Ehk siis saad aru, asi pole üldse rahas. Asi on selles, how far are you willing to go, mida sa oled valmis vastu võtma, mida sa oled willing, just nimelt see willing tegema, on ju, et elada sellist elustiili, mida sa siis tahad. Ja sealjuures niisugust asja nagu turvatunne ei ole olemas. Kõige suurem turvatunne tuleb sinu seest. Mis on su mõttevussi taga? Ükskõik, mis olukord ka ei oleks, ma tulen sellest välja. Ehk siis ma olen varem ka seda, just see jõukatel, see pikemas perspektiivis mõtlemine. Eelmine nädal siin, eilsega lõppes Revenue Identity founding member, on ju. Ma ei jäänud sinna kinni, oi, kas see nüüd päästab mind või ei päästa, on ju. See on oluline koht, mis oli valideerimiseks, kas inimesed võtavad selle vastu, kas te näete selles või väärtust või ei, aga ma juba mõtlen edasi. Juba sellel nädalal, eelmisel nädalal mõtlesin, nii, Liina, mis järgmised käigud on? Ehk siis mina oma sees olen nii suureks selle visiooni enda juures omaks võtnud, et see peab õnnestuma. Kas see õnnestub see nädal sellega, kas see õnnestub järgmine nädal kellegi teisega, kuidagi kolmandat pidi, mida ma olen enda peas välja mõelnud, on ju. Ma ei tea seda, aga ma panen edasi, on ju. Et see ei ole üks koht, et nüüd ma tegin selle ära, jess, nüüd ma jään puhkama, on ju. Et ei ole sellist asja, vaid sa kogu aeg mõtled, kuidas seda edasi, on ju. Ehk siis ei ole destination thinking, nüüd ma olen kohal, vaid see on pidev. Ja siis sa oledki selles, et praegu on jumala äge, ma naudin seda protsessi, mulle väga meeldib see, mida ma teen ja mulle meeldib välja mõelda ja sa usud endasse, vaata, et ma olen okei, see on minu missioon, see on minu visioon, mina olen see, kes seda edasi viib, eks. Ja see on hoopis teistpidi mõtlemine ja siis ei ole seda, et kas mul on raha või ei ole vaja, vaid no matter what, ma lähen all in, on ju, aga sealjuures, et ma iseennast ka kannan, sest et see on see, et miks olla rikas, sellest ma olen, miks sa pead olema jõukas, et sa saaksid anda välja seda täit potentsiaali, mis sinus on ju. Ja sellest ma olen ka juba video teinud, et sellest ma ei hakka siit enam pikemalt rääkima. Veel kord, lõpeta see sihtkohas mõtlemine, et kui mul on see, siis on nagu hästi. Sul juba on hästi, sa juba oled piisav, sul on nauditav elu, sa oled võimekas tegema ükskõik, mida sina oma elus näed, on ju. Lihtsalt on vaja teha see otsus, et see on minu ja selle järgi ma lähen. Tulgu, mis tuleb, on ju, läbi tule ja vee. Ja võt sinna järgi tulevad ka vahendid, kui sa päriselt oled selle otsuse teinud. Eks? Nii et mõelge, mida sa päriselt tahad selle raha taga, mida sa tahad selle raha taha saavutada nii-öelda. Ja kui see puudutab turvatunnet, et siis sa lõpuks tunned, et nüüd sul on hästi, siis raha sulle seda ei anna. Kui sa täna oma sees seal ei ole, siis raha seda sulle ei anna. Ja sellepärast tuleb teha iseendaga tööd nii kaua, kuni sa tunned iseennast endaga koos, enda sees turvaliselt. Ehk siis sul on mõtteviis, et elu teenib mind, elu juhtub alati minu jaoks. Niikuinii on probleeme, niikuinii on väljakutseid, niikuinii alati ei tule asjad välja, aga see kõik on minu jaoks, on ju. Ja ma olen võimeline läbi tulema, ükskõik mis olukorrast ma saan alati jään ellu, alati saan hakkama, on ju. Ja tegelikult naudin seda teekonda, nii et kui sina täna seal ei ole, siis ma tõesti soovitan ma olen piisav koolitust, seal on kõik need tööriistad, et sa sinna jõuaksid ühel hetkel, aga see ei käi nii, see on töö iseendaga. Või siis Revenue Identity aitab sügavamal tasandil nüüd inimestel siis juba potentsiaalselt üle maailma aidata aru saada endas need kohad, kus ma siis ikkagi kinni olen. Ja sinna sisse ma ehitan ka neid tööriistu, mis aitavad siis ka nende kinniste kohtadega nii-öelda hakkama saada. Aga ühesõnaga, töö iseendaga, kui sa veel täna seal ei ole, et tegelikult on täna ka väga äge. Ja sa oledki juba äge. Vot selliste mõtetega ma lõpetan siin. Ilusat alanud suve sulle, mõnusat võidupüha ja kohtume siis uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!